tere, minu nimi on Sidney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Sidney tõesti on aktiivne YouTuber jälle, aga nagu ma ka eelmises videos mainisin, mul hakkab raha otsa saama. Aga see on win-win situation, selles suhtes, et teie saate videoid, mida vaadata, mida nautida ja mina saan telefoni arve makstud. Seega mitte kellelgi ei ole õigust vinguda. See video on 3. minu psühholoogi seriaalist siin YouTube'i kanalil. Ma räägin siia alguses seesama jutu, mille ma iga psühholoogi video alguses räägin. Ma olen õppinud 7 kursust psühholoogiat koolis, gümnaasiumis. Ma lõpetasin kooli 2 aastat tagasi. Ehk siis sellest on aega möödas, kui mul oli nagu reaalselt pädevat informatsiooni. Aga ma siiski tunnen, et ma olen suht okei psühholoog. Seega siin me oleme jälle psühholoog Sidney videoga. Tegelikult ma küsisin selle video jaoks küsimusi juba äkki mingi 2 kuud tagasi, aga tol hetkel ma ei olnud ise vaimselt sellises seisundis, kus ma saaksin võtta endale kaela ka teiste inimeste probleemid. Ma tundsin, et see ei ole lihtsalt õige sellises vaimses seisundis hakata andma psühholoogi nõu, kui mul oli endal seda reaalselt väga vaja. Seega ma lükkasin seda videot päris pikalt edasi. Aga nüüd ma tunnen, et ma olen omadega suht heas kohas ja et ma suudan ka teiste probleemidega tegeleda peale enda omade. Võtame mu telefoni ette, otsime need screenshotid üles, mille ma tegin 2 kuud tagasi reaalselt ja psühholoog Sidney vastab teie abipalvetele. Alustame sihukestest kergetest, hiljem tuleb siin suht tipimat stuffi ka. Mulle meeldib üks mu õpetajatest juba pikka aega ja ma ei tea, mida teha. Sa ei tee mitte midagi. Punkt. Sul meeldib see õpetaja? Tore. Meile kõigile mingi hetk meeldib keegi meie õpetajatest. Sa ei teegi mitte midagi. Täiesti mitte midagi. Ma isegi ei peatu selle rohkem. Kõik, sa ei tee mitte midagi. Mu motivatsioon on nii kadunud, kui üldse olla saab. Isegi kooli asjad jäävad tegemata, rääkimata siis veel elu niisama nautimisest. Motivatsioon on üldse sihuke teema, mis käib täiega niimoodi üles alla. Ma ei tea vist ühtegi inimest, kellel ükskõik mis asjaga oleks motivatsioon kogu aeg laes. Ükskõik kui passionate sa mingil teemal oled, ükskõik kui hingega sa sees mingis asjas oled, siis see on nii tavaline ja nii normaalne ja nii okei, et mingi hetk motivatsioon kaob ära. See tuleb tagasi. See on väga hea, et sa adresseerid selle endale, et sa saad aru, et sa oled hetkel seisus ja olukorras, kus sul ei ole nii palju tahet ja jaksu midagi teha. Ära materda ennast selle pärast, ära tee ennast maha selle pärast, vaid lihtsalt teadvusta, kus sa oled. Ja juba see, et sa teadvustad ja aru saad, on väga suur samm edasi. Järgmise asjana sa võid mõelda, et kust see tuleneb. Kas seal on mingisugune põhjus, miks sul seda motivatsiooni ei ole? Kas seal on mingi täpne olukord, mis seda tekitab? Kas seal on mingi inimene, kes seda mõjutab? Tee endaga siuke kiire nagu psychology session ja mõtle nagu see situatsioon enda jaoks läbi. Ja isegi kui sa ei leia neid vastuseid, mida sa otsid, siis on täiesti okei. Sa oled teinud vähemalt selle sammu. Läbi selle sa vähemalt näitad endale, et sul on see tahtejõud saada see motivatsioon tagasi ja jõuda sinna punkti tagasi, kus sa tahaksid olla. Issa mõtlesin nii pika vastuse praegu. Kuidas saada üle fear of intimacy'st? Girl, been there and there. Esiteks, täpselt samamoodi, see on okei. Tänapäeva ühiskond nii surub meile peale kõike seda seksuaalsust ja seda, et ma tegin seda, ma tegin temaga seda, ma käisin seal, tegin seda. Kõik see on nii tavaline ja see on hea. See on väga hea, et see on tavaline. At the same time, inimestele, kellel võib-olla ei ole seda tõmmet nii väga või kellel ongi intiimsuse kartus näiteks, siis nende jaoks ongi siuke, et okei, et mis minuga valesti on. Ja ma tean seda, sest mul on endal täpselt sama. Tutvu iseendaga. Õpi ennast tundma, saa aru, mis sulle meeldib, mis on sinu jaoks mugav, mis on sinu piirid. Kui sa endaga juba oled selles aspektis tutvunud ja aru saanud, siis leia endale inimene, keda sa täielikult usaldad. Kellega sa saad nendest asjadest rääkida, sa saadki temaga rääkida oma hirmust, sa saadki temaga rääkida sellest, kuidas sa ennast tunned, kui when it comes to intimacy, kui sa leiad endale inimese, keda sa saad usaldada, läbi selle kõik intiimsuse ja sellega seosnev on nii palju turvalisem ja te saate võtta asju nii palju aeglasemalt, minna täpselt siukses tempos, nagu te tahate minna. Kõlab võib-olla kahtlaselt, aga ma ei julge lugeda, mis inimesed mulle kirjutanud on. Praegu olen jätnud ka ühe inimese 15 tunniks nii, et ma pole lugenud, mis nad kirjutanud on. Ma nagu kardan lugeda ja mõtlen alati üle, mis nad kõik võisid kirjutada ja nii edasi. Pigem kardan, et vastasid negatiivselt. Ja peale seda tuleb veel suurem hirm lugeda, mis nad kirjutasid. Reaalselt fucking sama. See kõik tuleb ülemõtlemisest. See tuleneb sellest, et sina oma peas paned teise inimese suhu sõnu. Sina oma peas tekitad teisest inimesest kujutelma, mis tegelikult ei ole tõsi. Ainuke viis, kuidas sellest sõnumi kartusest üle saada, mis mul endal on ka, enne kui sa jõuad isegi sinna punkti, et sa hakkad üle mõtlema, sa lihtsalt avad selle sõnumi. Arvatavasti sa ka oma kogemusest tead, et enamus juhtudest need sõnumid ei ole negatiivse alatooniga ja sa teed selle sõnumi lahti ja sa saad aru, et sa oledki lihtsalt üle mõelnud. Enne kui sa isegi jõuad mõtlema hakata millegi peale, siis lihtsalt tee see sõnum lahti. Läbi selle sul ei ole isegi aega hakata analüüsima midagi, mida
sa isegi ei ole näinud veel. Sest et ülemõtlemisega sa kulutad enda energiat täiesti mõttetule situatsioonile, selle asemel, et lihtsalt see sõnum lahti teha ja siis analüüsida, miks ta kirjutas seda, mis ta kirjutas, mida ma vastan talle, kas ma vastan talle või vii ennast sinna punkti, et sa näed seda sõnumit, okei, ta on võib-olla seal mitu tundi istunud, lihtsalt vajuta selle peale, olegi mingi, okei, mind ei koti, pumm, siis sul ei jää muud üle kui lugeda ja vastata, sest et sa oled juba selle avanud. Kuidas saada lahti internalized homofoobiast? Toetan täielikult LGBTQ+, aga enda peas on kuri hääl, mis ütleb, et mulle ei tohi tüdrukuna teised tüdrukud meeldida. Kõige haigem internalized homofoobia juures on see, et seda tunnevad ka inimesed, kes ei ole heterod. Ja see tuleneb sellest, meile igapäevaselt siiani süstitakse igal pool sisse heteronormatiivsust. Sa paned teleka käima, 99,9% on seal mingi heteropaar, panevad heterot tatti, heteroperekond. Sa lähed poodi ja reklaamid on heteronormatiivsed. Kuigi maailm liigub sinna suunas, et seda heteronormatiivsust vähendatakse, siis me ei ole seal veel. Minul, kes ma olen kõige aktsepteerivam inimene, keda ma tean, ma ei charge'i mitte ühtegi inimest põhimõtteliselt mitte millegi tõttu. Ma olen see inimene, kellele võib rääkida ükskõik mida ja väga suure tõenäosusega ma ei charge'i sind. Ja ka minul on internalized homofoobiat. Aga see, et sa saad aru sellest, et sul on seda internalized homofoobiat, see on juba nii suur samm. Mida rohkem sa ennast avastad, ma ei tea, kas sa oled curious selles suhtes, aga kui oled, siis võib-olla nagu avastagi seda osa ennast ja läbi selle sa saad aru, kui okei see tegelikult on. Ma olin ise ka seal punktis, kus ma olin väga homofoobne iseenda vastu ja mitte kellegi teise vastu, kus ma olingi, et miks mul on peas siuksed mõtted, miks mul ei ole peas ainult heteromõtted, mis minuga valesti on ja siis samal ajal praise'in LGBTQ kogukonda. See on pigem nagu tulenebki hästi tihti enesekindluse probleemidest. Ma tean, et mul endal ka see oli väga suuresti enesekindluse probleemidest. Mida rohkem sa ise ennast aktsepteerid, seda vähem su sees on seda negatiivsust, seda rohkem see internalized homofoobia kaob ka. Mõlemad sõbragrupid jagunevad nii, et jään alati üksi. 90% ajast on kurb üksik olla. Kõigepealt võib-olla räägi sellel teemal oma sõpradega, anna neile teada, kuidas sina ennast tunned. Kui nad võtavad sind kuulda, perfektne. Probleem lahendatud. Nad võtavad sind kuulda, nad arvestavad sellega ja probleem on lahendatud. Kui nad ei võta sind kuulda, siis see on märk sellest, et need ei ole inimesed, kellega sa tahaksid oma aega veeta. Need ei ole inimesed, kelle peale sa tahaksid oma energiat raisata. Kui nendel ei ole austust sinu vastu, et sinu emotsioone arvesse võtta, siis miks sa tahaksid nendega üldse hängida? Räägi nendega sellest, läbi selle sa saad teada, et kas nad on inimesed, kellega sa reaalselt tahad suhelda, nii palju kui sa suhtled. Kuidas paluda siiralt vabandust? Siiralt vabandamine on hästi suuresti enda ego alla surumine. Vähemalt minu puhul. Kui sa tunned, et sa oled midagi valesti teinud, lihtsalt suruda see ego alla. Mu kõige parem soovitus on see, et kirjuta see vabandus kõigepealt notesidesse. Ära hakka otse sellele inimesele kirjutama. Sealt tekivad tihtipeale see, et sa kirjutad hästi emotsiooni pealt, sa ei mõtle väga ja siis see send nupp on seal kohe olemas ja siis sind ei koti ja siis sa lihtsalt saadad. Kirjuta see notesi valmis. Kirjuta täpselt nii, nagu sa tunned. Suru enda ego alla, pane päriselt oma emotsioonid kirja. Loe see tekst läbi, korrigeeri seda vajadusel ja siis lihtsalt pohhuilt saada see. Mida teha, kui inimesed suruvad end peale, kui neil on abi vaja, aga kui vastupidi, siis nad kadunud. Lõika need inimesed oma elust välja. Sul ei ole vaja enda ellu inimesi, kes võtavad sinu aega, sinu energiat, sinu heatahtust ja siis, kui sinul seda sama vastu on vaja, siis nad ei anna sulle seda. Miks sa suhtled siukeste inimestega? Järgmine kord, kui need inimesed sult abi paluvad, sa lihtsalt ei anna seda abi. Sa võiksid selle aja kasutada selleks, et endaga tegeleda. Tegeleda inimestega, kes päriselt sinust hoolivad. See on lihtsalt küsimus, nats mures, on see okei, kui su päevad jäävad paar kuud hiljaks peale essad? Ja peale esimesi päevasid sa ei saa eeldada, et sul on regulaarsed päevad. Mul on olnud päevad 5 aastat ja mul siiani ei ole regulaarsed. Peale esimesi päevasi see ei tähenda seda, et sul nüüd hakkabki igakuiselt olema. Päevade tsüklid mõjutavad nii paljud asjad. Kuidas oma vanematele välja tulla, kui tead, et nad on maruvihased ja ei aktsepteeri sind? Sul ei ole mitte mingisugust kohustust mitte ühelegi inimesele välja tulla. Kui sina ei tunne, et see oleks turvaline jagada seda osa endast, siis ära jaga. Oota seda hetke, kuni sa ei ole mitte mingil määral sõltuv nendest enam ja räägi neile seda siis, kui sa tahad seda rääkida. Kui ei taha, ära räägi. Selle väljarääkimine kergendab. See on viis, kuidas ennast rohkem aktsepteerida, mida vabamalt sa saad olla päris sina. Aga kui sa tead, mis sealt tuleb, siis sul ei ole seda kohustust, sa ei pea seda tegema ja tee seda siis, kui sina tunned, et selleks on õige aeg. Viimasel ajal olen aru saanud, et olen väga
bi curious, aga ma kardan seda sammu teha, sest ühed mu bestikad on homofoobsed ja ei taha kaotada. Sa saad teha neid samme ilma, et su bestikad sellest teaksid. Sa saad ennast avastada ilma, et su lähedased inimesed üldse sellest midagi teadma peaksid. Kui sa oled hetkel ainult bi curious, see ei ole midagi kindlat su jaoks, lihtsalt ise üksinda uuri seda aspekti enda juures. Sa ei pea kõigest kõigile rääkima ja kui sa ei tunne turvaliselt sellest rääkida, siis sa ei pea seda tegema. Mina tegin seda üksinda, ilma põhimõtteliselt kellelegi rääkimata, sain endast ise aru ja mina jõudsin väga selgele järeldusele läbi oma curiosity. Ma ei rääkinud sellest mitte kellelegi ja see on okei. Kõik ei peagi kõike teadma. Psühholoog Siidni tänaseks lõpetab. Ma loodan, et te saite siit mingisugust adekvaatset nõu, mingisugust head infot äkki näiteks. Kui ei saanud, ma loodan, et teil lihtsalt oli huvitav kuulata. Kui teile see video meeldis, siis vajutage kindlasti alt seda like nuppu. Kui ei meeldinud, vajutage ikka like nuppu. Kirjutage kommentaaridesse mingeid videoideid, mis te näha tahate, kellega te videoid tahate näha. Ma näen teiega järgmises videos. Tšau, pakaa!